Tere head televaatajad ja tere tulemast vaatama saadet Telert TV. Tere ka minu poolt. Nagu meie usinad portaali telert.tv külastajad juba teavad, on meie kodulehel palju uuendusi. Te saate lisada oma sõpru enda lemmikuteks, laadida üles rohkem videoid ja pilte ning samuti neid ka hinnata. Ka lähiajal tulevad meie kodulehel mõned uuendused, nii et külastage ikka meie portaali ja olge asjadega kursis. Samuti leiate meie kodulehel rohkem informatsiooni käimasolevate konkursside kohta. Praegu on käimas 2 konkurssi, Suve sündmus 2009 ja Suve modell 2009, aga nendest räägime pikemalt juba järgmises saates. Just nimelt, aitab pikast jutust, kohe on teie ees meie tänased huvitavad lood. Meie tänane esimene lugu räägib vormeli testpiloodist. Nimelt on noored autohuvilised ehitanud vormeli ja see nõuab ka testimist. Vaatame, kuidas üks kodumaine vormel välja näeb. See paistis ülimalt vinge välja ja see tundub ka, et on väga lahe. Millega siis tegu on? Tegu on vormelist autoga. Mis siis oleks nagu, on siis vormel päris või veel päris ei ole? Ütleme nii, et see on üliõpilasvormel, mida on ehitanud siis Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaste tiim. Umbes 25 inimest terve talve otsa. Et need on, masinad on teil 2. Millal te esimese masina valmis tegite? Esimene sai eelmise aasta võistluseks vormustudenti võistlus Inglismaal, siis see aasta läheme Hockenheimi ringrajale, kus on sarnane võistlus, aga Saksamaa etapp. See on augustikuus. No kust tekkis üldse idee Eestis hakata vormeleid ehitama? Päris algust täpselt ei mäletagi, et see on selline, kuna see on rahvusvaheline üliõpilaste vaheline võistlus, siis sealt kuskilt saime selle pisiku info kätte, sealt see arenema hakkas, et see on nüüd siis vist 2006. aastast. Ja kaua te seda olete ehitanud? Selle modelleerimine hakkas eelmise aasta sügisel ja kohe sellele järgnes ehitamine ja 14. juuni sõitsime esimesed meetrid. Aga ma kuulsin, et teil on meeskonnas hästi palju inimesi, kes siis teevad, et kas siis nagu tööülesanded on ära jaotatud, kes mida teeb? Jah, on põhi sellised auto raskemad sõlmed on ära jaotatud tiimide vahele siis ja reeglina me üritame anda konkreetsed ülesanded konkreetsetele inimestele, et siis on konkreetne vastutus ja siis võib ka mingid tulemust toodata õigeks ajaks. Ja mille üle siis sina vastutad? Mina pidin raami eest vastutama ja siis kõigest, mis raamiga väga lähedalt kokku käib. Ja kas see on ka raske? See on huvitav. Ma mõtlen, et miks te üldse sellise asjale tulite, et hakata ehitama vormeleid, et Eestis on juba korra ehitatud aga nüüd jälle, kas on puha huvi või on see ka selline tegelikult elu sihtmärk hakatagi tootma ühte uusi vormeleid? Ei saa öelda, et see oleks meie sihtmärk olnud, et hakata tootma uusi vormeleid, et pigem see on see, et oma teoreetiliselt siis tundides saadud teadmisi praktiliselt rakendada ja selle läbi veel rohkem õppida ja kindlasti see huvi selle asja vastu on väga suur ja selle huviga saab kõikidest asjadest üle praktiliselt, et lihtsalt ei tule, aga valmis on jälle. Palju teil kogu meeskonnas on sellist, nagu ma aru saan, ikkagi sellist motohuvilisi päris palju, et sellist asja ikkagi nagu teha tahta? Jah, see on, kellel on see sees, sellel on see sees, see teab. Et kindlasti tiimiliikmetes on see suur huvi olemas ja kuigi meil on ka sellised liikmed, kes võib-olla ei rõõmustagi nii väga, kui need sõita saavad, neid on küll mõned üksikud, neid huvitab rohkem see ehitamise ja projekteerimise pool. Okay. No, me rääkisime ennem võistlustest ja te käite nendel võistlustel ja kuldustega läks tegelikult väga hästi. Aga mis see võistlus tähendab? Võistlusel on teoreetiline osa, kus tuleb presenteerida oma autot kui äriprojekti, tuleb presenteerida seda, kuidas see ehitatud on, palju see maksma läinud ja nii edasi. Aga samas on ka võistlus, kus mõõdetakse auto kiirendust, siis on ringrajal sprint, ehk siis üks ring aja peale, mille tulemuste põhjal siis sõidetakse järgmisel päeval endurance, mis näeb välja nagu vormel 1 põhimõtteliselt võidusõit konkreetsel rajal ja siis poole pealt on juhi vahetus ja boksis käimine ja auto peab pärast seda ka suvalt käivitama, et see on kindlasti üks huvitav asi selle asja juures. Ja autod on
oma reeglid on, nad peavad olema piisavalt turvalised, aga nad ei sõida rajal koos. Et auto lastakse väikse vahega rajale, et kokkupõrkeid vältida ja kui üks jõuab teisele järgi, siis selleks on spetsiaalsed möödaminekualad. Üks siis peab tinglikult nagu boksi minema või kõrvale tõmbama, et kiiremaks mööda minna. Okay. Kui palju on üldse neid koole, kes sellele võistlusele osalevad ja kui lihtne on sinna võistlusele saada? Ma ennist kuulsin, et see oli ikka päris kiire rebimine. Jah, seal peab olema sõrm hiire peal valmis, et registreerimine oli läbi interneti ja 8 sekundiga olid 80, praktiliselt 80 tiimi ennast registreerinud. Kes registreeris 90. sekundil, see jäi sellest võistlusest välja. Kuigi nad olid võib-olla aasta otsa seda autot ehitanud, et on veel kohti, kuhu saab minna, aga kui on planeeritud auto ehitamine väga täpselt testiperiood, siis reeglina varem valmis saada on praktiliselt võimatust, et tööd on palju. Kui sa oled ennast kuhugi planeerid mingile võistlusele, siis on hea sinna jõuda ja selleks me teadsime, et sellega on kiire ja meil õnneks õnnestus see. Tegelikult otsime unistuste suvetööd, aga teie jaoks vist küll töö ei ole, et pigem ikkagi nagu hobi rohkem, et palkatöö selle eest ei saa ja unetutöid on kindlasti palju, eks ole? Jah, ütleme, et siiamaani oli sel aastal õnnestus mitme meie tiimiliikmel ka kool lõpetada ja siis nii-öelda oli ta väga tugevalt hobi, et põhiraskus neil oli ikkagi selle kooli lõpetamise peal. Aga need unetutöid on ja aga ütleme, et kui sellega sõita saab, siis tundub, et tasub ära. Kas kogu vormel on tehtud ühe kooli poolt? Nagu öeldud sai, eks ole, et mõlemast koolist, nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui siis Tallinna Tehnika Kõrgkoolist on tudengeid ja praktiliselt siis pooleks. Aga näiteks see karbonist kere seal on disainitud EKA tudengite poolt, et eelmise aasta auto sai nüüd oma jõududega kujundatud, siis sel aastal mõtlesime, et proovime siis kaasata ka tõsiseid kunstiinimesi ja tulemus on väga hea. Kui palju üldse mängib rolli näiteks selle võistluse juures selle auto disain ja välimus? Kui päris aus olla, siis uskumatult palju, sellepärast et see, mida inimesed üldiselt vaatavad silmadega ja kui see auto näeb siuke välja, et sa näed, et siit natuke juba midagi praguneb ja nii edasi, siis inimestele jääb nagu siukene subjektiivne mulje, et auto on jama. Aga kui insenerid vaatavad a la mingit keevisõmblust või siis kuidas mingi sõlm on lahendatud, eks ole, siis tavainimene vaatab, et auto on puhas ja siin on äge asi ja siin on äge asi. Et see on väga, väga tähtis tegelikult ja kohtunikele mõjub see ka, et nad suhtuvad oluliselt positiivsemalt tänu sellele autosse ja nad andestavad nii mõnegi vea, et kuskil midagi on, võib-olla ei ole nii hästi, kui nad tahaks, aga tänu sellele, et ta on siiski väga hästi teostatud, siis antakse andeks. Sellega me eelmine aasta tegelikult ka lõime, et keegi ei uskunud, et see on meie esimese aasta auto, et kõik arvasid, et me oleme nagu ikka mitu autot juba ehitanud, selle hästi välja. Kui kulukas on sellise asja loomine, ma mõtlen ette, et see on ju, siia läheb ju aega ja raha päris palju. Ja. Kas ta on kulukas? Ta on väga kulukas, jah. Samas meie enda, keegi sellest palka ei saa tiimiliikmetest. Ja seal peab olema see sisemine huvi selle asjaga tegeleda. Õnneks on meil olnud praegult eelkõige just 2 kooli, siis Tallinna Tehnika Kõrgkooli ja Tallinna Tehnika Ülikooli näol sponsoritega, kes on võimaldanud seda projekti üldse läbi viia. Aga võiks öelda, et see auto on selles mõttes hindamatu, et sellele hinda niimoodi määrata on väga keeruline. Okay. Ja kui me näiteks nüüd natuke vaatame seda lähemalt, et mis siin nüüd nagu on tehtud või mis peab tegema, et ta oleks vormel? Kõigepealt tuleb kogu asi projekteerida, arvutus valmis teha, et näha, et kõik asjad kokku sobivad. Suuremad teemad on võib-olla mootor, õlitusjahutus, kõik, mis sellega koos käib, siis on raam ja siis on kindlasti kerekatmik, mis seal kõrval seisab ja vedrustus on see, mis nõuab väga palju tööd ja millega saab väga hästi esineda, saab väga halvasti esineda ja ma usun, et meie auto vedrustus peaks päris heal tasemel olema. Okay. No kui võistlusel on ju ka piloodid, kes läheb rooli, mille järgi te valite oma meeskonnast piloodi? See oli väga lihtne, et me lihtsalt läksime selle autoga teisel testipäeval siis rajale, kõik tiimiliikmed said sõita, esimesed 4 kiiremat sõidavad ka Inglismaa võistlusel või Saksamaa võistlusel siis. Et teil on 2 vormelit ehitatud, et kas te plaanite tulevikus veel teha? Ei saa kunagi ei öelda. Et väike plaan juba on, jah? Ma ütleks nii, et me teame kindlasti, kuhu me saame edasi areneda. Okay. Aga mis sulle endale kõige rohkem selle juures meeldib?
selle nikerdamise juures ja et päev otsa vormelitega koos olla. See on nüüd selle intervjuu raudselt kõige raskem küsimus, et ma arvan, et see on lihtsalt midagi, mis on sees, mis tuleb välja elada, et ilma selleta ei saa, et muidu peaks midagi mujal kuskil ehitama ja see on arvatavasti kõikide tiimiliikmetega täpselt samamoodi. Ja kindlasti see, et kui sa ise midagi projekteerid, ehitad valmis, saad aru, mis võib-olla valesti tegid ja saad sealt lõpuks valmis produkti ja selle töötava koosluse ja saad selle sõidunaudingu, et sa saad nagu tänu oma tehtud töö eest